Tere tulemast lõpuks ometi meie Facebooki laivi. Ja täna siis mina ja toitumisterapeut Triin räägime diabeet 2 teemadel. Tere, Triin! Tere! Meil on siin väga põnev algus olnud ja ilmselt sa näed ka, et pidime tund aega tagasi alustama, aga alustame nüüd. Vahepeal tehnoloogia natukene segab, aga tegelikult on see väga hea sissejuhatus tänasesse, sest ma tahtsingi alustada just sealt nurgast, kuidas veresuhkru tase meil üldse tõuseb ja mis seda kõige rohkem määrab. Ja tegelikult ongi 2 tegurit, toitumine on ju ja liikumine. Ehk siis tehnoloogia areng on inimesele igati tore, aga teisest küljest on ta ka väga halb, sest me oleme nii mugavaks muutunud, et me ei liigu enam peaaegu üldse piisavalt ja seda enam, et meil nüüd on see kodukontori ajastu, siis me istume põhimõtteliselt 8 tundi tööpostil nii-öelda, enamasti mitte laua taga, kas diivani peal või suisa voodis, siis tuleb see 8 tundi saab täis, siis meil hakkab justkui nagu koduaeg. Kui paljud siis päriselt lähevad kuskile trenni tegema või õue liikuma, ma seda ei oska öelda, aga kindlasti on seda väga vähe, kui sa ülejäänud aja lihtsalt istud. Aga mida sina, Triin, arvad? Kuidas siis on lood selle veresuhkruga ja diabeet 2-ga? Jah, et see esimene asi, millest me mõtleme, on, et see ülekaal on, et rasvumine, mis on otseses seoses teist tüüpi diabeediga ja see teist tüüpi diabeet on selline eluviisi haigus, et täna on ikkagi võimalik teda toitumisega väga-väga palju nii-öelda kontrolli all hoida või isegi, ütleme, mõjutada tervenemise poole, kes väga tõsiselt endaga tegeleda nagu niimoodi võtab ette. Aga ennem seda diabeeti on kindlasti inimesel insuliiniresistentsus. Et see tähendab seda, et muidu kõhunääre toodab insuliini, sellist hormooni, et kui meile tuleb glükoosi sisse, et sööme suhkrut, siis see insuliin aitab seda glükoosi siis niimoodi verest välja viia. Aga kui on see insuliiniresistentsus, siis on niimoodi, et enam see mehhanism ei tööta enam ja see glükoos ei pääse enam verest rakkudesse. Ja siis see glükoos ladestatakse kehas rasvana. Ja see omakorda mõjutab juba igasuguseid muid mehhanisme kehas. Et see on selline suletud ring, mida rohkem siis suhkrut tarbime, siis seda rohkem hakkab rasva ladestuma ja see omakorda häirib sellist siis glükoosi ainevahetust ning ei lase kehal siis seda korralikult kasutada. Nii. Ja seesama insuliiniresistentsus on, mis kujuneb, mis on üks maailma kõige suuremaid terviseprobleeme. Et ma lugesin siin sellist statistikat, et USAs on juba 80% inimestest on insuliiniresistentsed ja seda ei pruugi inimene ise tähele panna veel, sest see on selline eelstaadium, kus sul verenäidud on täitsa normi piires. Aga seal tuleks juba hakata ennast aitama ise. Ja see insuliiniresistentsus soodustab siis diabeedi väljakujunemist. Ega kõikidel ei kujune, see ei ole mingi reegel, et niimoodi läheb täpselt. Ja see soodustab veresoonte kahjustumist. Rasvumine siis omakorda mõjutab suguhormoone, seepärast, et see rasvumine hakkab igasuguseid huvitavaid protsesse meil kehas tekitama, aga see ei tekita niimoodi, et nüüd homme kohe, need protsessid nagu tekivad niimoodi aastatega, 10 aastatega, ja sellepärast ongi, et kehale on tegelikult antud see aeg kõike seda ennetada ja veel tagasi nii-öelda veeretada oma tegevusega. Kõik see, ja ütleme, mis see toit, mis meid viib selleni ongi, kommid, saiad, pirukad, kartulikrõpsud, pitsad, pastad, sellised kiired süsivesikud, kus me saame palju glükoosi, liigselt glükoosi pidevalt.
võtad hommikuks croissant'i, kohvi on ju, siis lähed töö juurde, võtad ühe šokolaadi on ju, siis lõunaks lähed, võtad ühe pastaroa ja selles mõttes, et me küll pastast ei saa suhkrut, aga me saame sellest makaronist nii-öelda looduslikku glükoosi, mis on selle sees ja see pasta hunnik on juba nii suur, et saad sealt liiga palju. Ja kõik need rafineeritud ja töödeldud toidud siis viivad, kellel siis soodumus on ju, insuliiniresistentsusele kõigepealt. No ja tegelikult ju lisaks sellele, et sa sööd võib-olla selle maitsva pasta ära, siis tegelikult sul tuleb uni ju ka päris hea kohe peale seda kõhutäiteks. Et vahet ei ole, kas me sööme siin saiakesi või pitsat, on ju, et see kõik tegelikult lõpuks ei ole see, mida meie rakud tahavad, eks. Ja siin ma tahan jälle rõhutada seda, et sportimine on lahendus, on ju. Et kindlasti, kui sa kuulad ja sa tead kedagi, kellel on sama mure, on ju, veresuhkur kõigub või sul võib-olla endal on ja sa mõtled, et mis see kiire lahendus on ju, siis me ei paku sulle siin kindlasti mitte kiireid lahendusi, vaid variante, mida sa peaksid jälgima ja kuidas võib-olla aktiivsemaks oma eluviisi ka näiteks muutma, eks. Siis tegelikult juba, kui sa pool päeva istud, siis see mõjub sinu veresuhkrule halvasti. Kujuta ette, poolepäevane istumine, me ei räägi isegi tervest päevast, sest tegelikult me kõik istume väga-väga suure osa oma päevast. See ei pea isegi olema kodus, kas autoroolis või bussis või kuhu iganes sa lähed. Enamasti ikkagi on see istumine. Et proovi mõelda, et sa vähemalt selline 1,5 tundi kuni 2 tundi päevas leiaksid aega, et minna jalutama näiteks, kui sa ei taha sporti teha, aga veel parem ju mine joogasse, või jõusaali. Praegusel ajal võib-olla kinnine ruum ei ole nii hea variant, aga päris mõnus ilm on, et isegi rattaga saab veel sõita. Leia endal päevas see aeg, kus sa päriselt ka lähed välja, sest kui sa oled värskes õhus, siis immuunsus näguni ju paraneb. Ma räägin sellest, et meil oli see pealkiri, vaata selline intrigeeriv, et kas mees on rase, et ma katsun panna praegu ühe pildi teile siia ekraanile. Meil on täna nii palju tehnilisi probleeme olnud, et no vaatame, kas see õnnestub. Et mul siin host peab panema mulle selle võimaluse, vaatame, kas ta on mulle selle juba siin pannud. Tegeleme. Täna oli mingi probleem oli Zoomiga, ma ei tea, kas see oli mingi Zoomi teema tõesti, mis kõikidel oli või igatahes lõpuks õnnestus meil kõik see saada korda. Jaa. Nii, ma loodan, et nüüd on näha kenasti see ekraani peal. Mina näen. Ei ole näha, jah? On küll? On näha, jah? Väga hea. Vaatame. Siin... Facebookis ka näha. Niimoodi. Et näete siin sellist suurt kõhtu, et nagu vahest pigem rohkem me märkame seda meeste juures, sellepärast, et meeste juures see suur kõht on natuke tärkab võib-olla rohkem silma, et vaatad, et ohoo, et äkki on 9. kuud rase või midagi, eks. Aga tegelikult ei ole. Mehed ei saa rasedaks jääda. Ja seda nimetatakse siis selliseks seisundist nagu metaboolne sündroom, kus siis siin on näha, et kui see rasv on niimoodi seal naha pealmises, nii-öelda pealmises, ma ei tea, kas minu kursor on ka näha, et ta on siin nagu pealpool neid, naha all kohe nagu kõhu peal, et siis see on nagu selline veel okei rasv. Aga võt, kui see rasv on nüüd see kõhu sisene rasv, kuidas siin organite vahel, võt see on juba see väga ohtlik rasv. Nii. Ja mida võibki isegi nimetada sellist väga suurt kõhtu selliseks tiksuvaks pommiks. Sellepärast, et siin nüüd võib arst panna sellise diagnoosi nagu metaboolne sündroom. Ja üks selline näitaja sellele on siis, kui puusa ümbermõõdust, kui see vöö ümbermõõt on suurem kui puusa ümbermõõt. Nii. Kõik võivad omal praegu katsuda. Kas vöö ümbermõõt on suurem kui puusa ümbermõõt? No juba vaatad niimoodi silmaga. Õnneks ei ole. Kas sa vaatasid endal järgi või? Jah. Sul oli okei, jah?
mul on okei. Ma juba kartsin, aga kõik on hästi. Aga see on nüüd see, et see on see kõhupiirkonna rasvumine ja kui on nüüd metaboolne sündroom, siis on seal veel mõned näitajad. Ma ütlen kiiresti need ära. Tühja kõhuga normist kõrgem veresuhkrutase, vot siin on juba, ütleme, verenäitajad on natuke korrast ära, siis on normist kõrgem veretriiglütseriidide tase ja veel seal üht-teist. Ja siin on nüüd, selles olukorras on nüüd küll ajakriitilise tähtsusega sellise eluviisi ja toitumise muutmine sellepärast, et siit on võimalus veel tagasi pöörata. Aga tiksuv pomm on ta sellepärast, et kui jätkata samasuguse eluviisiga ja lasta sellel kõhul lihtsalt olla ja kasvada, siis see on ikkagi otseselt seotud teist tüüpi diabeediga, südamehaiguste eelseisund on see ja muud probleemid. Et pomm sellepärast, et me ei tea, millal see plahvatab. Ja rasvarakud näiteks eristavad erinevaid hormoone, see on seotud kogu hormonaalsüsteemiga, mis võib paigast ära minna. Ja kõige selle baas on, et sa võtad ise selle juhtimise enda kätte ja muudad oma eluviisi, mida sa saad ikkagi koostöös näiteks toitumisterapeudiga siis teha hästi on ju. Ja see insuliiniresistentsus, mis on ka selle metaboolse sündroomiga seotud, nähtavasti on inimesel ka insuliiniresistentsus sellel ajal, mis on üks maailma suurimaid selliseid terviseprobleeme. Et ma võtan nüüd selle ekraani maha, sa võid võtta jutu ja üle, et tahtsin näidata nüüd seda, rääkisin nüüd selle nii-öelda paksu kõhu teema ka ära. Väga hea. Tegelikult ma tahan siinkohal natukene veel enne, kui ma taimede juurde jõuan, peatuda joogal, sellepärast et keha ja vaimu tasakaal on ülioluline põhimõtteliselt igas asjas, mis sa oma elus teed, on ju. Ja jooga on selle jaoks ideaalne vahend, kui sa tunned näiteks, olgugi, et sul võib-olla ei ole nii suur kõht, on ju, nagu seal pildi peal on, aga et sa pole kaua liigutanud, pole palju trenni või pole üldse elu jooksul teinud, siis see on hea koht, kus alustada, sellepärast et enamasti on seal väga palju erinevaid asendeid, mida sa saad katsetada. Lisaks on seal ka hingamine ja meditatsioon, eks. Et tegelikult ju ka stressil on meie igasugustel haigustel väga suur roll, sest tänapäeval mulle tundub, et enamus haiguseid üldse saab alguse sellest, et meil on nii suur stress, me puhkame vähe. Eestlastena me nagunii oleme juba geneetiliselt nii töökad, on ju, et haigused lihtsalt kuhjuvad ja löövad ühel hetkel välja, on ju. Et olgugi, et siin on väga suur pool toitumisel, siiski julgustan ma sind jälle võtma võib-olla ette selle jooga maailma. See tundub võib-olla natuke võõras. Endiselt veel on inimeste seas nagu natukene lahkarvamusi, aga tegelikult jooga ei ole üldse midagi, mida peaks kartma. Jooga on väga raske trenn, ma ütlen. Ma ise teen koos minust palju vanemate naistega seda, kes jõuavad palju paremini kõiki neid turiseise ja käte peal seise teha. Mis nõuab väga tugevaid lihaseid. Aga ma võib-olla näitan vahele seda, et kus me seda suhkrut saame, on ju siis. Mõtled küll, et pole siin midagi, aga ma panen kiirelt veel ühe selle lehe siia meile ette, et võtame näiteks, et lapsed lähevad poodi ja ostavad omale karukummikommide paki 200 grammise, kus 100 grammis pooles pakis on 7,6 teelusikatäit suhkrut sees. Meil on selline Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Eesti riiklikud soovitused ütlevad, et täiskasvanu võiks päevas tarbida maksimaalselt 4 teelusikatäit suhkrut. Ja lastel on see veel vähem, eks 2. Kui kummikommide pakki sööb ära, ütleme tervest pakist ta saab juba 14 teelusikatäit suhkrut. Et siin mul on toodud lihtsalt mõned näited siin. Ja näiteks ütleme kohuke, tavaline väike kohuke juba 4,5 teelusikatäit puhast suhkrut ja šokolaadid tavaliselt, 100 grammine šokolaad sisaldab umbes 9 lusikatäit suhkrut. Hommikukrõbuskid, mul on siin siniminise näide,
No need on kõikidel pakkide peal kirjas, keskmiselt on need enam-vähem sama. 100 grammis on 4 teelusikatäit suhkrut. Ütleme, kui sa paned piimaga, sa saad piima seest veel laktoosi ka ja võib-olla paned rohkem kui 100 grammi sinna ühte kaussi. Kiirpudrud, hästi suhkrurikkad, müslid, väga suhkrurikkad, sama, mis hommikuelbed on ju. Et kui sa sööd hommikusöögiks või annad lapsele hommikusöögiks juba magustoitu, siis ta lähebki kooli juba sellise glükoosi on juba saadud liigselt. Et näiteks pagaritooted võtame kiiresti, et ostad ühe kaneelirulli, 100 grammis seal on siis kaneelirull muidugi kaalub natuke rohkem, on ju, 12,1 grammi. See on juba 2 teelusikatäit, on ju. Mingi, ütleme, meekook 100 grammist tootes on 24,2 grammi, see teeb 6 teelusikatäit suhkrut. Ütleme see, kui sa võtad kohvikus selle tordilõigu, ta on vist natuke rohkem kui 100 grammi, on ju, ma kahtlen seal. Et väga suured suhkrukogused. Ja siis, kui sa võtad veel, sa sööd pastat, pitsat, sa Coca-Cola pudelis on näiteks 9 teelusikatäit suhkrut või Sprite'is või Coca-Colas või muus magustatud limonaadis või magusas poemahlas, mida näiteks juuakse või kohvikus võtad juurde. Sa saad kogu aeg niivõrd kordades rohkem glükoosi, otsene seos ülekaaluga, otsene seos, eks ole, vaikselt hakkab tekkima see insuliiniresistentsus, sest keha muudkui peab seda glükoosi nii-öelda verest välja viima ja lõpuks see mehhanism lihtsalt väsib ära, hästi lihtsalt, eks ole, öeldes, miks see nagu toimub. Sünteetilised suhkrud on sees igal pool, nemad kui veresuhkruga meil ei tegele, aga sünteetilised suhkrud sees nätsudes, kurgupastildes, siirupites, köhasiirupites, et seda ka peab jälgima, aga just need igasugused magusad joogid on hästi suhkrurikkad, mida võib-olla ei pane tähelegi, meie oma õunamahl ka tegelikult, kus on kontsentreeritud selline mitu õuna koos on. Et see nagu tekitab seda. Kusjuures siia on kohe üks hea näide. Turul on selline firma nagu Believe, vesi, ja nemad tulid turule niimoodi, et neil oli ainult vesi, mis oli kofeiiniga, et ergutada inimesi ilma, et nad peaks jooma mingid magusaid jooke või siis energiajookeks. Ja mõne kuu nad olid turul ära olnud ja nad tegid nii-öelda rebrandingu ehk siis tegid natukene ümber oma turustamist ja panid ikkagi suhkru sisse ja tegid ikkagi toreda maitse juurde ja põhjendasid selle sellega, et inimesed muidu ei taha juua. Ja see ongi see, et inimene on nii harjunud selle suhkrulaksuga, et kui talle anda näiteks alustuseks isegi teed ilma mee või suhkruta, ta ei suuda seda juua, see tundub talle nagu väga veider. Aga siin võib-olla ongi see väga hea lause või mõttekõlks, et me sööme selleks, et elada, mitte selleks elame, et me sööme. Et kuidas siis keegi enda jaoks selle lahti mõtestab, et kas see üks mingi pasta või pitsa on väärt seda, et ma olen järgmised 30 aastat võib-olla diabeedis või südamehaigustes. Aga kui võib-olla nüüd natukene minna taimede juurde, siis kindlasti ma tahan siin rõhutada seda, et kui sul juba on mingid rohud peal, siis igasuguste taimedega tuleb olla ettevaatlik ja tuleks kindlasti konsulteerida oma arstiga, kes oskab siis öelda, et kas sa võid ja kui palju sa võid ja mida siis vähendada või juurde panna. Ja kui me räägime nüüd veresuhkru langetajatest, siis neid võiks tegelikult võtta koos toiduga või siis natuke enne sööki. Et ei juhtuks seda, et sa paned oma veresuhkru nüüd nii metsikult kõikuma, et lähevad kõik muud näidud ka paigast ära. Ja päris hea meel on mul sulle öelda, et väga lihtne ja tore taim on see, mis sind võiks aidata. Näiteks mustikavarred, mis tegelikult ju praegu ka täiesti metsas on saadaval. Meil ei ole külma talve, võid juba minna ja endale korjata. Ja samamoodi lehed ka, aga lehti meil praegu ei ole. Tegelikult on Ain Raal teinud ühe hea uurimustöö selle põhjal ka, et mustikavarred tegelikult aitavad veel paremini kui lehed. Ja loomulikult üldse mustikate söömine ka. Et siis teena, kõige lihtsam variant, aga võid olla loominguline ja kasutada ka
muul viisil, kui sa ainult oskad, eks. Ja võib-olla siis tee võib isegi jääda natuke nõrgaks sulle, et siis võiks olla isegi tõmmis, on ju, mis võiks olla sul seal poti sees. Noh, sa teed nagu tavalise tee, aga selle asemel, et kallata juba tassi pärast 10-15 minutit, lased vähemalt 2 tundi asjal seista ja siis jood seda tugevat tõmmist lonkshaaval näiteks terve päeva jooksul. Et taimedega ravimise puhul tihti on see, et väike kogus nii-öelda ei tee mingit muutust, et sa pead tarvitama pikema aja vältel suuremad koguseid. Ja teine taim, mis siin väga hästi võiks toimida, on saialill. Sellepärast, et tema aitab seedida süsivesikuid hästi. Noh, kui sa nüüd tahad seda pastat süüa, et siis vähemalt sul on natukene abilist taimemaailmast ka ja jälle samamoodi teena väga hea. Ja võib-olla kui maitseainetest rääkida, siis kaneel on siin üks hea variant, aga siin võiks ka jälgida seda, et ei oleks Hiina kaneel, vaid oleks ikkagi see Ceyloni kaneel. Seal on siis natukene sisalduse vahe, on ju, kumariini sisaldus nimelt, ehk siis arvatakse, et kui Hiina kaneelis on palju kumariini, et siis võib ühel hetkel see maksale koormavalt mõjuda. Samas jälle teised ütlevad, et sa ei jõua elu sees nii palju kaneeli süüa, et see võiks koormavalt mõjuda, on ju. Et siin on ka jälle see kehatunnetus ülioluline, et kui sa nüüd kuuled siit mõnda ideed, siis ära mine kohe sinna, et all in nii-öelda, et täispanga peale, vaid tasapisi hakka katsetama. Ja võib-olla veel mooruspuulehed ja marjad oleks siin hea välja tuua, aga nemad on ikkagi pärit juba päris sealt Hiinast, on ju algselt, et mõned mooruspuud ka Eestis kasvavad, vahest isegi annavad marju, aga nad ei ole siin nüüd nii levinud taimede mõttes. Ja Shenzheni juur ka ja lisaks siia veel isegi püha basiiliku, mida tegelikult kasvatatakse Eestis ja jälle võid kasutada teena, võib-olla isegi paned omale supi hulka, pead lihtsalt tunnetama, kas see maitse sulle üldse sobib, eks. Ja mida veel mõeldakse siin veresuhkruga seoses, et tihti võib olla nii, et kroomi on kehas vähe. Et ma ei tea, mida sina sellest arvad, aga soovitatakse, mina olen kuulnud, et kroomi võiks juurde võtta või siis õllepärmi kasutada. Kas sa nõustud? Soovitatakse küll, jah, et seda sa tahad veel midagi mainida või? Praegu mitte. Praegu mitte, jah. Et ja selles mõttes, et need toidulisandid on mõningad toidulisandid, mis me paneme toitumisteraapia konsultatsiooni ajal koos inimesega paika, et on väga tähtsad, seal kroom seal hulgas. Aga mis ma tahtsingi paari sõnaga veel lõpetuseks öelda, et kellel on näiteks peres diabeet, on ju. Ja on näha, on teada juba, et võib olla niimoodi geneetiliselt juba või on diabeedieelne seisund või on juba teine diabeet käes. Et ära jää lihtsalt niisama võtma tabletti või süstima, on ju, vaid tule näiteks toitumisteraapia konsultatsioonile ja võtta see asi enda kätte, et toitumisega saab päris palju neid sümptomeid kontrolli all hoida ja just toetada selles osas, et ei tekiks igasuguseid muid tüsistusi, mida me tahame vältida, on ju. Et see on nagu see põhiline asi, et neid võimalikult ära hoida. Ja mingid põhilised, ütleme, reeglid, mis nii toitumisteraapias kui selle ennetamises ongi, ütleme, see madala glükeemilise koormusega dieet. Glükeemilisest koormusest me oleme juba rääkinud, sellest väljendist me hakka praegu rohkem rääkima, et tarbida siis rohkelt vees lahustuvaid kiudaineid ja suurendada siis omega-3 rasvhapete tarbimist ehk rasvade tasakaalmenüüs paika panna, suurendada antioksüdantide tarbimist, Eesti marjad ja köögiviljad, siis maksasõbralikke toitaineid süüa, on ju, igapäevaselt võimelda, teha füüsilist sellist parajat trenni, mis aitab stabiliseerida veresuhkrut, kriitiliselt tähtis iga päev ennast liigutada, on ju. Vähendada stressi,
parandada magamist. Joogiks on vesi või taimetee ja siis eraldi toidulisandid, mida me kaalume siis vastavalt organismile. Et keha vajab sellist immuunsust toetavat menüüd, põletikuvastast menüüd, glükeemilise koormuse jälgimist. Et tule toitumisteraapia konsultatsioonile ja ma tahakski, et tänastele kuulajatele välja pakkuda kuni pühapäevani on siis, ütleme, kes tulevad konsultatsioonile. 29. november on pühapäev, sinna kuupäevani registreerudes siis 35 eurot on konsultatsiooni hind, muidu on 50, selline suur allahindlus tänastele kuulajatele. Aga kuidas nad sulle saavad soovi avaldada, kuhu nad peaks kirjutama? Kuidas? Et minu kodulehekülg on siis terviseruum.ee või mind leiab ka toitumisteraapia keskuse kodulehelt. Triin@terviseruum.ee ja tegelikult Facebookist ka. Toitumisterapeut Triin Terasmaa. Facebooki ürituse all on ka tegelikult on see leht linditud, et sealt saab väga hästi näha. Ja kuna dieedi puhul on ka tihti see, et haavad paranevad aeglaselt, vaevaliselt, siis ka Herbaseni poolt on tore pakkumine sulle kuni pühapäevani. Tule meie e-poodi, vali sealt salv välja, võib-olla tahad isegi midagi muud ja kood on siis hoolin endast ja saad ka mõnusa soodustuse endale. Et me väga-väga tahaksime, et sa saaksid oma tervisele nii-öelda tuge, saaksid oma muredele lahenduse ja kui sa tunned, et sul on mingeid küsimusi, siis alati võid kirjutada, küsida ja võid ka meile teada anda, mis teemad sind võib-olla eriti huvitaksid. Me oleme küll mingi jaotuse juba ära teinud ja oma nii-öelda kogemuse põhjal kokku pannud, et mis võiks sobida. Aga kui sul on midagi eriti sellist, et tahaks kohe vastuseid, siis julgelt anna sellest ka teada. Praegu mulle tundub, et küsimusi ei ole. Alustasime tund aega hiljem ja keegi ei teagi teha tunne. Kõik on juba loov. Aga saab järgi selles mõttes. Minu poolt suur tänu kuulajatele. Näeme jälle. Ja minu poolt ka suur tänu ja mõnusat siis jõuluootust ja kindlasti detsembris näeme veel. Ja, ciao. Ciao.